Ehk et meil on 3 viimast ettekannet, sellised 10-minutilised kogemuslood ja mina pikka juttu ei teegi, et ma annan Matile sõna 3 kogemusloost esimene, et ole lahke. Tere, mina kui tuntud pika jutu rääkija püüan täna olla võimalikult lühike ja ma vabandan. Niimoodi tuleb sisse, jah. Ja ma vabandan, et siin tehniliselt on natukene need kirjad läinud kaduma ja ma pean siis tõlgendama, et ühesõnaga teha enda igav teema, väga spetsiifiline teema huvitavamaks. Ma parafraseerisin siis sellist kuulsat laulu, et tahaks jääda iseendaks, aga seda teist tahaks ka. Ja mina siis nagu hingelt olen loodusfotograaf ja loodusvaatleja, looduse nautija eelkõige, aga kuidagi peaks nagu ellu ka jääma. Ja kuna ma siin täna veel täitsa olen nii-öelda konditsioonis, et siis ma võib-olla püüan siis sellest natuke rääkida. Ma tegin sellise alternatiivse alguslaidi ka väikse huumoriga, endale tuleb ka naerda, et ärge te niimoodi tehke, ärge te selliseid metsiseid oma klientidel näidake, sest metsis on tegelikult väga tugev ja kui see isane metsise kukk praegusel aasta ajal, näiteks kodumetsa kaduma mineku või maharaiumised pärast väga vihane on, siis tema tiivalöökide tõrjumine on päris valus. Ja kindlasti on inimesi, kellele see selline ekstreemturismi alamliik meeldib, aga see on ka ohtlik. Aga selline pilt siin me tegelikult hoopiski valmistume seda metsist kinni püüdma, et talle panna GPS saatja selga eesmärgiga uurida, kuidas meie nii-öelda süsinikuneutraalne Rail Baltica siis hakkab meie selle turismi ühe sellise sihtliigi mõjusid avaldama. Ja see metsis on ka selles mõttes hea näide, et ta on liik, keda kõik tahaksid kindlasti näha ja väga selline karismaatiline Lääne-Euroopas, kas väga haruldane või välja surnud, teda seal näha ei saa. Eestis ka metsise mängud on nii-öelda tabu, sinna minek on võimalik ainult uuringuteks ja seireks. Nii et seda turismi täna arendada ei saa, samas kõik teavad, et seal ka ikkagi salaja vähem või rohkem käiakse. Ja õnneks on siis meil ka selliseid metsateid, mida siis nõukaajal on usinasti meile ehitatud ja RMK neid jätkuvalt rajab. Et osad metsised on siis näinud selliseks teeeluviisiliseks linnuks ja eelmine nädal näiteks oli kodukandis seal samas, võib-olla isegi see sama isend oli ühe metsatee peal niimoodi, et me nägime teda 2 kilomeetri kauguselt ja me saime ta kenasti ära vaadelda nii, et tema tegeles oma asjadega ja meie saime ta siis nii-öelda eemalt ära vaadata. Aga enamasti ikkagi sellega inimesed ei piirdu, nad tahavad näha lähemalt ja toredamalt. Ja ma olen siis 15 aastat selle eelkõige linnukiidimise ja loodusvaatluste vahendamisega kõige rohkem just UK turule tegelenud ja mõned sellised nii-öelda nüansid on välja selgunud, et ühelt poolt siis see praegune aastaaeg on väga äge ja metsas testosterooni lendab, nii et vähe ei ole. Ja tegelikult on sükene eriline hooaeg ja järjest rohkem saad aru ka seda, et neid lindeloomi võib ka mujal näha, aga Eesti pluss on just see, et meil on seda ruumi siin, meil on sellist privaatsust, meil on sellist nagu eksklusiivsust ka selle elamuse mõttes, juba need samad maastikud, kuidas need kurgede või tetrede pulmahääled niimoodi kõlavad seal, kuidas nad kanduvad erinevate ilmadega, erinevate maastike peal erinevalt, juba Tammsaare on sellest rääkinud, nii et ma ei hakka rohkem siin sellest kordama. Aga ühesõnaga jah, selle fotograafi või siis looduskiidi, linnuvaatlemis, loomavaatlemisgiidi leib on selline ettearvamatu ja küllaltki kibedavõitu, et ühelt poolt siis kunagi ei tea, millised nakkushaigused tulevad ja kunagi ei tea, millisel diktaatoril nagu mingi ajukeemia sassi läheb. Ja kolmandaks, et siis ka mida Euroopa Keskpank teeb või mida Briti nii-öelda konservatiivid teevad oma riigis, nii et kõik need asjad meid siiski paraku mõjutavad. Aga oluline on see, et inimene peab kõige selle jamaga hakkama saama ja peab kuidagi siis püüdma nii-öelda
naha seljast tore hoida ja kõige tähtsam on, et meil seda loodust siiski veel on, et riik ja paljud ettevõtted, meil on ikkagi selline justkui nagu IT-riik, aga kui sa vaatad, mis sadamates toimub, siis eelkõige on see ikkagi nagu selline värindamata tooraine väljaveoriik, aga siiski meil seda loodust veel on ja samamoodi siis on inimesi, kes tahaks seda loodust kogeda ja selle loodusega lähemalt tuttavaks saada ja võib-olla mingis mõttes see ka selline interneti ajastu ja sotsiaalmeedia ajastuga sellist nagu nõudlust ja kogemust võimendab, kui kellelgi õnnestub selline erakordne elamus saada, siis see ka nagu levib nagu kulutulena. Et kui ma ise olin brittidega eelmine nädal väljas, et siis Tarvo Valker Böding Haapsalust raporteeris, et siin siis ka Bertrani ettevõtte osalusel nendel oli nagu täielik jama, et nad tulid siia Lahemaale Ilvest vaatama, aga Ilves oli ära läinud, õigemini ta oli ära aetud. Ta oli ühe puu all, vihma sadas, Ilves nagu ikka kassid vihma ei salli, oli seal varjus ja tema ajas sealt minema mitte siis jahimees, vaid hoopiski tema nii-öelda naaber, suur karu. Aga siis nad vähemalt nägid seda suurt karu. Nii et metsas ikka juhtub. Aga jah, et selliseid häid asju näha, et see võib-olla inimestel tekib ka selline sotsiaalmeediat vaadates võib-olla selline tunne, et see Eesti või mis iganes selline hästi tuntud sihtkoht, et see ongi nagu mingi Aafrika looduspark või National Geographicu filmitiim on nii-öelda steroididel, et tegelikult ju päris elus see nii ei ole. Ja eks siis tulebki vaeva näha, et see elamus neile lihtsamini kätte tuua ja kuidagi siis selliselt, et see oleks ka siis nagu turul eristuv, sest eks seda eriti siin Põhjamaades seda konkurentsi on ja soomlased on ikkagi selles mõttes vähemalt Euroopas maailmameistrid, eks selle looduse vahendamisel ja näitamisel, nii et tuleb palju pingutada. Teisest küljest on ka siis see sama teema, et need omal käel reisijate osakaal kasvab. Eesti on ikkagi Lääne-Euroopa mõistes väga turvaline ja väga hea ka taristu kuni internetini välja. Saab oma käe peal vähegi asjalik inimene hakkama, mis tähendab, et see, mida me siin pakume, peab kuidagi olema selline, mida nad siis ise ei saa. Ja eks siis need sellised nüansid on olulised, teiselt poolt nii nagu matka, mis saab korraldada igal aasta ajal, kas või ka porimatku, ma ei tea, miks meil ei tehta porimatku, siis saab ka sellist loomavaatlust ja erinevad sesoonid on siis erinevate teemadega. Aga nüüd ma olen ikkagi jäänud jutustama, et ühesõnaga kõik algab heast ideest ja ideed on meil kindlasti väga head, et siin allnurgas on siis täitsa olemas maailma ainukene ujuv kivi. Nüüd see on kohalikust kivist tehtud koopia klaasplastist eesmärgiga, et siis oleks hea sellistes veelumpides fotograafiat teha. Ja selle kiviga me saame siis aru, et see ongi see nii-öelda algus õppetund, et ta on ühe mehe kivi, liiga väike, hooaeg on liiga lühike ja et oleks vaja midagi suuremat. Siis me lasime arhitektidel fantaasial lennata, siis nad tegid sellised punkrid. Sõda tuli küll aasta hiljem, aga tänapäeval oleks need väga, väga head. Jällegi nende siis realiseerimine on väga kulukas, kuna ka kogu see inflatsioon ja sõda tähendas seda, et kõik see materiaalne pool ja ehitamine ja soetamine läks meeletult palju kallimaks, nii et praegult see on siis selline nii-öelda ilus maksivisioon, mida me veel täna ei oma ja mille poole võib-olla siis tulevikus liigume, kui me midagi veel kavalamat välja ei mõtle. Aga just see, et see loodusvaatluse ja loomavaatluse koht võiks ka maastikku sulanduda ja et ta ei muutuks selliseks võõrkehaks. Aga et olla selline nutikas ja mobiilne, siis me mõtlesime, et kuna on meil sellised toredad vagunsoojakute või vagunelamute tootjad, et siis teeme midagi sellist. Et võtsin oma pildid, kleepisin sinna peale ja vaadake, kui hästi need sinna metsa sobivad ja et endal ja ka nendel
loomadel, lindudel, kes siis seda asja uudistama tulevad, ikka huvitavam oleks, siis panin mõned elukad ka sinna peale. Et noh, tegelikult on siis selle vagunelamu trikk on siis selles, et seal on hästi mugav olla, et kui ka on väga pikalt vaja looduses olla, siis noh, tunned ennast mugavalt, võid sealt ka teha mingit kaugtööd näiteks. Et selle alguspildi peal olnud varjes minu rekordaega on 18 tundi olnud metsise mängus, et ei ole väga mugav, et õnneks number 2 probleemini me selle aja sees veel ei jõudnud, kuna toitumine oli vastavalt optimeeritud. Aga mis on siin siis nii-öelda see kavalus on ka siis see, et kasutame Eestis praegult ainsatena siis peegelklaase. Need on siis sellised Lääne-Euroopas ja Ungaris järgi proovitud lahendused, kus siis inimene näeb nii-öelda välja hästi, aga loom sinna sisse ei näe või kes iganes, mis tähendab siis seda, et sealt on selline panoraamne vaade ühelt poolt, aga teiselt poolt siis ka kaamera liigutamist sealt näha ei ole. Ja selliseid siis selle EAS-i COVID-i nii-öelda taastamisprojektiga sai 2 sellist varjet soetatud, neid on siis võimalik erinevatesse kohtadesse panna lühemaks või pikemaks ajaks püsti, nad on siis 2-kohalised, ütleme 2 sellist statsionaarset magamiskohta, oma tualett on sees, oma pliit, külmkapp isegi, elektriga on siis varustus on siis nii päiksepaneelid gaasi pealt ja võib ka võrgust, kui kuskil on võrk lähedal. Nii et selline esimene nii-öelda katsetus ja loodame siis saada juba siin lähema aasta jooksul sellist kasutuskogemust ja seda, et mida siis need loomad päriselt sellisest asjast arvavad, aga ise ma loodaks, et see neile meeldib. Ja kui mulle veel 1,5 minutit antakse, et siis ma suudan oma ettekande lõpuni jõuda, et võib-olla siis teine ja võib-olla ka päris põnev vähemalt endale väljakutse oli siis leida selline lisaks kivile alternatiiv siis ja natukene kaugemale minekuks fotopaat või loodusvaatluste paat ja jällegi peegelklaasid. Siin on siis näha, kuidas see kontseptsioon on nii-öelda koos projekteerijaga arenenud, et me ei tahtnud siis teha mitte mingile olemasolevale mudelile oma sellist kuuti peale, mis on tavaline siiamaani olnud see lahendus, vaid disainida nii-öelda meie vajadustest tulenevalt täiesti nagu nullist üles ja siin siis kasutasime Saaremaa paaditootjate Westman OÜ abi, kes siis aitasid kõigepealt projekteerida ja siis ehitada ja selleks, et ta oleks natuke merekindlam, on siis eest kõrgem ja külgede pealt siis madalam selleks, et oleks parem pildistada. Ja siis esimesed katsetused oleme teinud, seal on siis nagu asja idee siis selles, et kõigepealt kui vaja, siis tuleb ikkagi see nii-öelda rohehäbi alla suruda ja natukene fossiilset kütust kasutada kuskile päramootoriga lähemale sõita ja siis peale seda saab siis selle elektrilise kalameeste nii-öelda lemmiku trollingu mootori elektriga vette lasta ja seal siis saab hakata vaikselt kas siis paigal püsima või lähemale hiilima ja selle käigus siis, kui olla selles jällegi peegelklaasidega kabiinis, et siis loodus võiks nagu sellega olla harjunud. Nii et need on sellised 2 sellist nutiprojekti nii-öelda või sellist innovatsiooniprojekti loodusturismis, et mõlemad küllaltki ütleme unikaalsed siiamaani, eks nüüd siis meil seisabki ees siis selline testimine ja kasutuskogemuse saamine ja turundamine, et saaksime siis näha, et kas selle ettekande pealkirja nii-öelda teine osa ka realiseerub. Aitäh! Aitäh! Tere, mina Ants Sale, Tuulingu puhkemaja külaliste maja Matsalu rahvuspargis. Mu esivanemad elasid külas, leidsin kirjandusarhiivist katkuaja mõlemalt poolt, nii vanaema kui vanaisa poolt. Oleme külas pikka aega elanud ja nüüd on minu aeg siis seda talu majandada ja elus hoida. Siin me panin pildid ülesse, kus vanast viljakuivatist, see oli Möldri koht, viljakuivatist tegime puhkemaja, see nüüd tänavu saab 20 aastat toimetanud.
peale puhkemaja tegime vana laudamaja korda, sellest tegime külaliste maja. Seal on 5 tuba, igas toas on dušš ja vets, all on väike kohvituba, pakume hommikusööki. Asume selle noolega näidatud kohas kalda peal, suurte tuultega, isegi liiga kalda peal. Peale jaanuari tormi 2005 hakkasin Jõgevamaalt krunti otsima. Aga siis läks tuju paremaks jälle. Meie kinnistul on linnuvaatlustorn, esimene tehti kuskil 80ndate alguses, kui maa oli riigi oma, tuldi ja tehti. Praegune torn on nüüd uuendatud, see tehti 2003 mälu järgi, sai valmis. See on populaarne koht, üks sakslaste reisikiri nimetab seda meie nurka vaadeldavust Põhja-Euroopa top 3 hulka. See on meie põhiklientide profiil, kellele me tähelepanu kõige rohkem suuname, seepärast teised tulevad nagunii. Kui ma suhtlen klientidega, siis alati uurin, et kust nad tulid, kuhu lähevad ja mis kohti Eestis veel külastavad. Et nüüd see jämedam punane joon näitab nende Eesti valdavalt vastused, mida öeldakse, mis marsruuti nad läbivad. Ja vähe peenemad jooned siis näitavad, kus nad siis on riiki tulnud või ära läinud. Ma olen paljus numbri inimene oma taustalt, siis seepärast panin siia graafiku ka üles, et see on nüüd meie täituvuste graafik ja hall joon näitab nüüd seda välisriikidest saabunute mahtu. Ja ma panin siia 2023, kuna siis olid Ukraina uudised sellised positiivsemad võrreldes tänavu aastaga. Ma ei ole elus nii palju tööd teinud kui juulis ja augustis eelmine aasta. Siis olid meil mõlemad majad praktiliselt täis, et jah, no hästi tihe oli liiklus ja samuti see välisriikide geograafia laienes tugevalt. Torkas silma just see, et lisandus Lõuna-Euroopa, kuna nendel oli seal maru palav. Hispaanlased ütlesid, et oli seal 40-45 kraadi ja meie kliima sobis neile paremini. Just, et märgata oli, et lisandus Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, keda tavaliselt meil ei olnud. Põhiline klientide profiil, kes meil, või tähendab riigid, kus tulevad, on valdavalt Soome. Siis on Inglis ja Saksamaa. Inglismaa teeb rohkem tõusu võrreldes sakslastega. Ja graafiku peal jaanuar ja detsember on meil väga all, siis me hoiame lahti ainult puhkemaja ja külaliste maja paneme kinni, siis tahaks ise ka enda jaoks ka elada vahepeal. Siin ma panin pildi, mis on nüüd Läänemaa. Mõni aeg tagasi üks turismiekspert tegi Läänemaa kohta selle uuringu, kus siis kriitiline taluvuspiir linna ja linnaturism tähendab, on saavutanud pluss-miinus oma maksimumi, aga see unikaalne mitmekesine looduskeskkond, see on alles tõusus ja potentsiaal on suur. Kuniks meil need väärtused on alles veel, mille pärast nüüd see välisriikide külastaja Eestisse tuleb. Siin, et niisugust ülevaatlikult nagu enda seda positsiooni näidata, siis panin ta nii-öelda sellise SWOT-analüüsi vormi, kus siis meie tugevuseks me loeme enda asukohta, mille pärast meile tullakse. Need linnuhuvilised, kes meie juures peatuvad, kui nad on seal 2-3 ööd peatunud, siis tavaliselt nende liikide hulk on kusagil 120 liiki just rände ajal. Nad jäävad sellega rahule. Siis sisemine nõrkus, mis majutajatele tuleb järgmisest aastast, on 5% tõusev käibemaks ja muud kulud nii ehk teisiti on üleval. Ja sellepärast ma kirjutasin ka välised võimalused just meie turismi katusorganisatsioonide jaoks, et näen, et selline valdkonna turundus võiks toimuda just katuste poolt ja konkreetsete organisatsioonide suunas, keda on lihtne tabada,
turunduses paljudel puhkudel läheb raha üle ääre, ei leia kasutust, aga need on vähemalt Inglismaa, Saksamaa ja hollandlaste organisatsioonid on kergelt tabatavad, liikmeskond loeb oma väljaandeid, ehk siis seal mööda ei lähe midagi. Ehk siis selle sihtgrupi suurus, kes tuleb Eestisse selle loodusväärtuse pärast, on pluss-miinus circa 4 miljonit inimest. Kõik nad ei reisi, aga äkki mõni päev, kes ennem ei reisinud, tuleb reisile. Ja teine, mis mind huvitab, on see, et ettevõtjat alati huvitab see, et kuidas ma turul võrreldes teistega hakkama saan, et sellepärast ma kirjutasin sinna majutusstatistika, et kui praegu majutajad esitavad statistikat puhkusereis või siis tööreis, sealhulgas konverents, siis minu tegin ettepaneku ja muudkui räägin seda juttu, et seal võiks olla puhkusereis, sealhulgas looduspuhkus. Et kokkuvõttes see aitab nii katusorganisatsioone oma eelarveid koostada kui ka majutusettevõtteid, et me teeme oma piirkonnas head koostööd teiste majutajatega, aga ei taha teise käest küsida, et kuidas sul nüüd käive oli ja kuidas siis käive oli, aga kui ma saan näiteks piirkonna põhiselt teada perioodis külastajate mahu, ma saan ära hinnata, et kas ma olen hästi või võiks veel paremini toime tulla. Väliste ohtudena panin kirja lindude häirijad, kuna Matsalu piirkonna maine on hästi tuntud ja linnuvaatleja ei taha näha seal landimeest. Viimase kaitse-eeskirjaga laiendati harrastuspüüdjate püügiala. Me saime võidelda selle vastu, et nad päris kaldani ei tulnud. Me saime nad ära tõrjuda. Esialgne eelnõu oli kaldani. Trügisin 2 keskkonnaministriga kokkusaamisele ja 3. Madis Kallas, tubli mees, tuli kohale ja tegi ära. Lükkas kilomeetri kaldast eemale selle piirkonna. Aga sellest hoolimata see püüdjate arv on nüüd 238 alates 1. juulist ja milles on probleem on selles, et valdavalt on meil lääne- ja edelatuuled ehk siis see harrastaja kogemata triivis sealt püügialast välja. Ja nüüd see loodus- ja linnuhuviline, kes on tornis ja on ostnud seal 1,5 euro eest endale Eesti reisi, siis tema pettub ja probleem on selles, et paljud on blogide pidajad. Ja ta paneb oma selle kogemuse kirja. Ja üks näide on siin, selle asja nimi on Grace Saag. Ja üks näide ühest negatiivsest, kui kerge on negatiivne selline kommentaar üles minema. Ühel aastal mul oli hästi palju küttepuid teha ja enda aitamiseks ma panin Grace Saele käbi otsa. Saagisin, lõhkusin, mõnes olukorras see käbi võttis halu ringi käima. Selleks ma kevitasin sinna ühe piduri, halg hakkas ringi käima, käis kõva kolakas. Samal ajal ühel saagimispäeval tulid 2 belglasest linnuvaatlejat meie õue peale linde vaatama. Rõõmsalt lehvitasime. Mina jätkasin oma tööd, ühel hetkel märkan, nad lähevad hirmunult ära. Nad peatusid, meie naabriteks on tulnud hollandlased elama, peatusid hollandlase juures ja hollandlane helistab ja ütleb, et Ants, sinu juures lastakse vareseid. Ma ütlen, pole võimalik, et ma olen külaga koos kasvanud ja üksi külamees ei tule, et lähme teeme nalja, lähme Antsu juures laseme varese maha. Ja taustlool oligi see, et ma saagisin, tähendab jah, hollandlane vaidleb vastu, et oli nii, belglased vaatavad, vares kukub, oli pauk, vares kukub nendele ette maha. Lastakse. Ma läksin, vaatasin tõesti, vares oli maas, aga ühtegi haavli auku tal ei olnud. Ja me jõudsime, Hollandi inimene on samuti linnuvaatleja, me jõudsime järeldusele, et linnud saavad teinekord soki, kui miski neid väga ehmatab. Ja järelduseks oligi see, et mina saagisin, lõhkusin, käis pauk, vares lendas, arvas, et on surnud ja kukkus sinna belglaste ette. Kogu selle loo rääkis ära hollandlane, kes on autoriteet ka selles valdkonnas. Belglastele selgitas ära. Ja tema mure oligi selles, et need on blogipidajad. Ta selgitas selle ära, belglased läksid koju, panid negatiivse kommentaari. Matsalus lastakse vareseid. Et ma tahan öelda, et see on hea sihtgrupp, nad ei oota, nad on hästi ettevalmistunud, nad teavad, mida nad tahavad, nad ei lähe saabastega mahagama nagu harrastuspüüdjad, kuigi ma mainisin harrastuspüüdjate hulka siin, aga me ei soovi selle sihtgrupiga tegeleda. Ja
jah, nad toovad riiki raha, mida on riigil vaja ja ettevõtjatel vaja. Suurepärane. Hea näide ka sellest, et kui Tarmo enne lõunal rääkis lugude olulisusest, et sa räägid ka lugude olulisusest, aga et see võib skaala teises otsas ka olla, eks, et need samad blogijad korjavad loo üles, jagavad ja kui on põhjust, nendele tundub, et on põhjust olnud, siis see lugu võib olla selline, millest ei olegi kasu, vaid otse vastupidi. Aga hoiame siis vareseid ja jõudu sinna Matsalusse. Aitäh! Jaa, mul ei olegi midagi teha. Inimesed tulevad, slaidid vist ka. Seda ma ei tea. Kõik eelmised on tulnud nüüd. Kuidas ta siit sinna läheb? Siia tuli, sinna ei tulnud, et mis viguri me peaks nüüd tegema? Ma olen täna oma juttu vähemalt 2 korda lühemaks teinud, sest aeg ei ole meie... Sina võtta oma 10 minutit ikkagi. Nüüd sa siis ütled, kas mul on juba mitu versiooni ispatnud laast või mis pidi ta käib. Aga jaa, tuligi. Mina tahan rääkida Läänemaast kui linnuparadiisist. Et kes on käinud leheküljel linnuriik.ee? Käed püsti. Te olete tagasihoidlikud, kindlasti olete käinud. Jõuame sinnani. Tegelikult oleks pidanud täna minu asemel Mirje olema, tuli turundusjuht. Aga jaa, linnuriik.ee, mis see on? Leht tutvustab Matsalu rahvuspargi 8 torni ja 1 vaatluskohta. Kui te nüüd viitsite ja võtate lahti, siis ma oleks väga tänulik, siis te saate kohe ka jooksvad küsimused pärast panna, et tegelikult on hästi ilusasti üles ehitatud. Klikite sinna torni peale, saate minna kuulama linnulaulu, meil on seal 80 linnuliiki ja 56 linnuhäält, millega tutvuda. Ja kellele ta on siis suunatud, ongi, siin võiks seda rada jätkata, loodusnautleja, linnuvaatleja, loodusviibija, pühapäeva matkaja, loodushuvilised ja üks minu selline soov on, et see võiks tegelikult olla õppematerjal ka koolides või lasteaedades, et kuna on juba linnuhääled, siis ta võiks tekitada ka lastes huvi ja nii nagu meil on mingites raadiotes või telesaadetes, et loe palju lindu nägid koduaknast, siis võikski olla, et tulge külastage torne. Kõik tornid on täiesti erinevad, omanäolised. Ma ei hakka ütlema oma lemmikuid, sest tegelikult need lemmikud mul iga kord muutuvad. Ja siis me tegime eelmine aasta sügisel linnuriik.ee sügiskampaania. See oli selline visuaal, tegelikult neid oli rohkem, aga see oli selline, mis kõige rohkem kuidagi kõnetas. Priidu Saart fotod olid kõik tema poolt. Ja siin on siis tulemused, et see oli siis oktoober-november Facebookis ja Instagramis. Neid on näinud siis päris ilus number. Klikiti 8799 ja reaalselt siis lehele klikkis seal natukule 4000. Minu enda soov oleks loomulikult näha palju suuremaid numbreid, samast oli esimene linnuke, selles kontekstis kõlab natukene nagu imelikult, aga vaatame. Ja siis täpselt samasugune visuaal ja tegelikult seal oli QR-kood ka linnuriik.ee lehele, ilmus siis Eesti Loodusajakirjas ja lisaks paigaldasime linnutornidele QR-koodidega kodulehte tutvustavad sildid. Et kui te jõuate ka täiesti kogemata sinna torni, et siis teil tekib huvi ja saate kohe edasi vaadata. Meie 2024 aasta plaanid ja nii on, linnuriik peab saama ingliskeelseks. Seda on meilt nii palju küsitud, et ta ei ole selles suhtes ju ornitoloogidele suunatud, ongi ju selline esmane tutvus ja see aitaks väga palju kaasa. Ja siis me tahame sügisel teha uuesti, siis mul on juba natukene keerulisem, siis ma tahan veel suuremaid numbreid saada. Nii et sügisel teeme uuesti Läänemaa tõeline paradiis kampaania ja tegelikult kui näha, seal all tegelikult mul oli veel paar asja oli välja toodud ja siis ma tükk aega mõtlesin, ma kustutasin ära. Et tegelikult meil on veel plaanid, aga neid ei ole konkreetselt sõna mul veel ei ole, nii et tegelikult tuleb veel 1,2. Et selles suhtes nagu kodulehtedega on, need ei ole kunagi valmis. Neid on alati saab arendada, parendada ja atraktiivsemaks muuta. Ja
ohoo, ma olen päris hästi ajas. Aga jaa, ma tänan kuulamast, tulge Läänemaale külla, Haapsalusse, Haapsalu on minu linn, tulge mulle külla. Et aitäh! Kuna sina tegid nii kiiresti, me oleme küll natukene majast üle läinud, tegid nii kiiresti, siis äkki on mõni küsimus, mille saame niimoodi päeva lõppu nagu kirsina tordile panna. Jaa, Mati. Võib-olla väikse vihje ikka võiks anda, et mis siis veel torust toomas on. Ei anna. Midagi peab alati jääma väikseks saladuseks ja... Vihje poega ka mitte. Ei. Siis muidu mul ei ole midagi põhjust kutsuda mind järgmine kord ja siis ma nagu räägin selle pika jutu ka, mis mul oli kõik mõeldud valmis. Olgu, aga igatahes uudishimu sa tekitasid nüüd päris hästi. Et see puhas turundus. Aitäh ja jõudu!